Tere tulemast distantsilt targemaks õpiampsule. Mina olen Monika Oll, olen Harno õppekvaliteedi osakonna hindamiskeskuses juba päris pikki aastaid sotsiaalvaldkonna ekspert. Olen koostanud selliseid kõrgema panusega teste päris palju, näiteks põhikooli valikeksameid, aga olen omajagu töötanud ka just sellist kujundavat hindamist toetavate tööriistade väljatöötamise kallal, näiteks nagu meil on lähtetaseme testid või ka sotsiaalvaldkonna tasemetööd. Ja umbes sama kaua, kui ma olen olnud hindamisekspert, on mul kogemust õpetajana. Töötasin täitsa sellist tavalises Eesti koolis, peamiselt gümnaasiumi astmes, ajaloo ja uurimiste aluste õpetajana. Ja tänane õpiamps ongi üles ehitatud niimoodi, et ma vaatan selle hindamiseksperdi pilguga, nüüd, kus ma olen pidanud ennast kujundava hindamisega oluliselt rohkem kurssi viima, tagasi sellele, mis ma õpetajana tegin võib-olla rohkem nagu tunde ja tunnetuse pinnalt. Ja missuguseid järeldusi ma teeks ja mida ma teeks täna võib-olla natuke teisiti. Aga toon ka neid näiteid, mis ma tegin, ma arvan, suhteliselt hästi. Me saime päris palju küsimusi. Ma olengi tänase õpiampsu üles ehitanud niimoodi, et ma üritan selle teksti käigus vastata jooksvalt kõikidele küsimustele. Ma pean ette vabandama, et kuna minu enda kogemus nii hindamiseksperdina kui õpetajana on peamiselt kõrgemates kooliastmetes, siis mul ei ole tuua liiga palju praktilisi näiteid just nende madalamate kohta, aga ma siiski loodan, et see teoreetiline osa ja mõned näited on sellised, millest ka näiteks just algkooli õpetajatel ja ka HEV õpetajatel on midagi siis kaasa võtta. Ja mul on täna sellist 3 põhilist sõnumit tegelikult. Esimene neist on, esimesena me tegelikult vaatamegi seda, mis asi on kujundav hindamine ja minu mõte on selline, et kujundav hindamine ei ole mingisugused väga konkreetsed tegevused, mida kõik peavad täpselt ühtemoodi hakkama tegema, vaid pigem see on mõtteviis. See, kuidas ma lähenen õpetamisele ja kuidas ma lähenen õppimisele. Ja see on selline mõtteviis, mida absoluutselt iga õpetaja, igas aines, igas kooliastmes saab oma klassis hakata samm-sammult juurutama ja tegema seda ka siis, kui ta võib-olla tunneb, et sellist üleüldist süsteemset toetust kooli poolt nagu tingimata ei pruugi olla. Või kardab, et näiteks on mingisugune, et õpilased ei saa sellest tingimata aru, võib-olla lapsevanemad ei saa sellest kohe aru. Ja minu teine põhisõnum on tegelikult, ma loodan, et keegi selle peale ei solvu, et meil on täna, mulle tundub, Eesti haridussüsteemis natukene poolik või võib-olla natuke kallutatud arusaam sellest kujundavast hindamisest. Ja sellest tulenevalt on käibel päris palju müüte ja need müüdid omakorda tekitavad nagu hirmu natukene selle ees. Ja ma üritan neid siis natukene lõhkuda. Ja kolmandana ma toon päris suure hulga selliseid toredaid praktilisi näiteid. Olen üritanud just valida selliseid näiteid, mis on skaleeritavad ehk mida saab rakendada korraga päris suure hulga õpilaste peal. Sest üks müütidest minu arust, mis käibel on just see, et väikses klassis on nagu lihtne teha kujundavat hindamist, aga kui mul on ikkagi, ütleme, riigigümnaasiumis seal 30+ last korraga klassis, et kuidas ma siis peaksin jõudma neile läheneda. Ja päris palju kardetakse ka, et see kujundav hindamine on hästi aeganõudev. Jah, kui me anname neile kirjalikku tagasisidet, siis see tõepoolest võtab tohutus koguses aega, aga ma tahan ka näidata nende praktiliste lahendustega, et see ei pea tingimata nii olema ja päris paljud need lahendused vastupidi aitavad hoopis õpetaja elu lihtsamaks teha ja oma ajakulu optimeerida. Ja viimases osas, just eriti tulenevalt nendest küsimustest, mis te väga toredasti esitasite, räägime sellest, kuidas anda paremat tagasisidet, just vaadates, mida erinevad uuringud on leidnud, et mis töötab paremini, mis võib-olla nii hästi ei tööta. Aga lähme siis selle kallale, et mis asi see kujundav hindamine üldse on. Ma panin siia esimesele slaidile väljavõtte põhikooli riiklikust õppekavast, mis ma usun, te kõik olete seda kunagi näinud. Paragrahv 20, mis siis sätestab, mis asi on kujundav hindamine ja et seda Eestis tuleb kasutada. Esimene punkt siin kohe kenasti toob põhimõtteliselt selle definitsioonina välja, et kujundava hindamise all me mõistame sellist õppeprotsessi kestel toimuvat hindamist, mille eesmärk on õpilase seisu analüüsida ja anda talle tagasisidet. Ja punkt 2 samamoodi keskendub päris tugevalt just sellele tagasisidele, on ta siis suuline või kirjalik, eks ole. Ja sellele aspektile, et läbi tagasiside arenevad õpilase erinevad oskused, mitte ainult ainealased, aga ka üldpädevused.
Ma tulen selle mõtte juurde hiljem ka veel korra tagasi. Ja 3. ja 4. on juba sellised konkreetsemad näited, et missuguseid meetodeid võiks siis kasutada. Ja see kõik on väga õige, ma olen sellega 100% nõus, see on väga-väga oluline, aga mulle siiski nagu tundub, et see on just selle tagasiside andmise ja õpilasele tagasiside andmise poole natukene liiga kaldu ja natukene jääb tähelepanuta just see kujundava hindamise üldine olemus ja mündi teine külg. Kui me vaatame seda, mida räägib just selline hariduspedagoogika kujundavast hindamisest, siis seal defineeritakse kujundav hindamine absoluutselt igasuguse tegevusena, mis annab informatsiooni selle kohta, kuidas õpilane ja õpetaja, minu arust see on hästi-hästi tähtis, just see õpetaja, saavad teha õppeprotsessi muudatusi või parendusi. Et praegu me räägime ikkagi üldiselt nagu sellele õpilasele tagasiside andmisest, aga sama oluline on see tagasiside, mis õpetaja saab enda tööle. Et iga kord ma ei peagi andma pikka juttu õpilasele, mida tema peab nüüd teistmoodi tegema, aga sama oluline, et võib-olla mina saan midagi teistmoodi teha, mis õpilasi aitab. Ja üks asi, mis on hästi levinud probleem, kindlasti mitte ainult Eestis, vaid üleüldiselt on see, et väga tihti me teeme mingi tunnikontrolli või ülesande ja mõtleme, et see on kujundav, aga kujundavaks jääb ta ainult eesmärgilt, aga mitte funktsioonilt. Ja sama on tagasisidega, et kui me ei anna sellist tagasisidet, mis päriselt aitab õpilasel teha õppeprotsessi mingisuguseid parandusi, päriselt midagi muuta sellest, kuidas ta asjale läheneb, siis see funktsioon paratamatult tegelikult nagu jääb olemata. Nii et kujundav hindamine, see ei pea olema ainult testid, see võib olla ükskõik, mis iganes te suudate välja mõelda, mis annab teile siis sisendit selle kohta, et kas kõik on, mis see seis praegu on, kas on hästi, kas tuleb midagi muuta, kelle jaoks tuleb midagi muuta. Nii et uuesti minu arust, kui hakata seda kujundavat hindamist rakendama enda tundides, siis esimesena tasub ikkagi kasutada seda nagu enda jaoks ise peeglisse vaatamiseks, et praegu me paratamatult oleme natukene liginenud sellele kujundavale hindamisele kui ainult peegli õpilase nina all hoidmisele. Aga see annab mulle samamoodi ju infot selle kohta, näiteks, et kas minu meetodid töötavad, kas need ülesanded, mis ma valisin mingi oskuse või mingi teadmise omandamiseks, kas need on viinud sihile, mis mahus need on viinud sihile ja kõige olulisem, kelle jaoks. Kui ma mõtlen praegu selle peale, kuidas mina omal ajal õpetasin, siis nüüd ma saan aru, et ma tegin ühe sellise vea tihti, et võib-olla ma olin natuke laisk ja natuke mugav, aga vahel mulle tundus või tihti ma vaatasin näiteks mingid kontrolltöö tulemusi või testide tulemusi ja vaatasin, et kui need olid sellised normaaljaotuslikud, et mul saab mingi hulk lapsi 5, mingi hulk 4, ja alati on, eks ole, 3-lised, et siis ma justkui olen oma tööd teinud väga hästi. Aga täna ma mitte ei rahulduks sellega, et keegi sai 5, järelikult ma tegin enam-vähem, vaid ma pigem just vaataks, et kui palju mul on neid nõrgemaid õpilasi, sest just nende nõrgemate õpilaste puhul on tegelikult ju meie kui õpetaja mõju kõige suurem. Ja just nende selline pidev jälgimine annab kõige rohkem tagasisidet selle kohta, kui hästi mina õpetajana selle klassi ees hakkama saanud. Ja see aitab mul täpsustada ja täiustada neid eesmärke, mis ma olen klassile seadnud ja just timmida neid meetodeid, mis ma olen valinud. Ja see, missuguseid meetodeid ma suudan rakendada, see, eks ole, on puhtalt nagu minu pedagoogilise pädevuse ja ampluaa küsimus. Ja ka lisaks sellele muidugi on hästi oluline ka, eks ole, et see suudab identifitseerida siis nüüd konkreetsed õpilased, kellel ei ole midagi selgeks saanud piisavalt hästi veel, kes vajavad ekstra tuge. Ja see tugi ei pea tingimata tähendama seda, et ma nüüd kirjutangi talle mingi pika eepose stuudiumisse või ütlen, mida ta peab teistmoodi tegema. Aga see võib olla, või ma pean talle mingi individuaalset õpiabi pakkuma, aga see tugi võib tulla hoopis teisel moel ja ma pärast toon mõned näited, et kuidas mina selliseid nõrgemaid õpilasi siis kujundava hindamise läbi ja just selliste aega kokkuhoidvate meetodite läbi üritasin toetada. Aga sama oluline kui nende nõrgemate õpilaste järjepidev toetamine on tegelikult ikkagi ka vaadata just nende andekamate õpilaste poole. Kujundav hindamine aitab ka nemad üles leida ja pakkuda neile siis suuremaid väljakutseid, näiteks diferentseeritud õppe läbi. Et vältida seda, et mul kas just need andekamad lapsed näiteks neil hakkab igav tunnis, sest ma ei suuda neile piisavalt väljakutseid pakkuda, nad saavad kõik väga kiiresti selgeks ja see võib lõpuks ju viia mingite distsipliiniprobleemideni.
Aga samas ka seda, mis meil täna Eestis minu arust natuke probleemiks on, et me ei suuda nende andekate õpilaste potentsiaali nagu lõpuni välja arendada ja nad jäävad pidama sinna kuskile platoole. Ja koos siis selle ekstra toe pakkumisega ma näitan ka, kuidas mina üritasin just siis selliseid tublimaid õpilasi motiveerida tunnis läbi kujundava hindamise. Nii et kui kokku võtta, siis kujundava hindamise see mõte ongi see, et mul on kogu aeg käsi pulsil, mis seis on ja mitte ainult, mis seis on konkreetsetel õpilastel, aga mis seis on ka minul kui õpetajal, kui edukalt ma olen suutnud klassile need asjad selgeks teha, kui hästi minu valitud meetodid ja lahendused parasjagu töötavad. Mis muudatusi ma pean tegema, nii et mündi 2 poolt. Üks on see õpilase õppeedukus, mida ma siis kogu aeg kraadin, aga teine on minu kui õpetaja õpetamise edukus. Ja kui see mõtteviis klassi viia, siis ma arvan, et on võimalus teha asi palju paremaks ja just võib-olla selle asemel, et kogu aeg muretseda, et kuidas ma nüüd ikkagi annan seda tagasisidet ja kui palju see mul aega võtab, tasuks just eriti kujundava hindamise selliste esimeste sammude puhul küsida endalt pigem sellist küsimust, et kuidas ma saan seda kujundavat hindamist rakendada nii, et see on just minule kasuks. Kuidas mina saan olla parem õpetaja ja juhendaja just tänu sellele. See juhendamise aspekt on minu arust ka hästi oluline just sellepärast, et kujundava hindamise puhul üheks selliseks eelduseks või väga suureks kasuteguriks on see, kui õpetaja ja õpilane on partnerid, et ta aitab murda seda ülevalt alla õpetamise süsteemi natukene. Ja ma siiralt usun sellesse, et eeskuju on see, mis kujundab kõige rohkem. Ja minu idee on, et kui hakata esimest korda või me kindlasti mingisuguseid lahendusi ju kasutame, mis kujundava hindamise alla kenasti lähevad, aga kui tahta seda süsteemsemalt hakata rakendama ja õpilastele just anda edasi selliseid enesekohaseid ja õpipädevusi, mis kujundava hindamise puhul hästi olulised on, siis võib-olla ei tasu minna tegema kohe sellist suurt revolutsiooni klassis, öelda, et nüüd meil on mingeid hindeid ei pane, nüüd saategi ainult suures koguses tagasisidet minult kogu aeg, vaid pigem just üritada kõigepealt neid oskusi arendada õpilasest läbi enda eeskuju niimoodi, et kui te olete näiteks teinud mingisuguse ülesande või testi, siis te räägite õpilastele just niimoodi väga läbipaistvalt lahti, et missuguseid järeldusi teie nendest tulemustest tegite ja näiteks missuguste selliste tüüpvigade koha peal te võtate ka vastutuse ja kuidas te nüüd üritate siis need asjad paremini selgeks saada. Kasutate te mingit teist meetodit, räägite te need asjad lihtsalt uuesti ja pikemalt ja põhjalikumalt üle, aga et õpilane harjub sellega, et selline pidev eneseanalüüs ja plaani tegemine, et need probleemid lahendada, on hästi tavaline osa õppeprotsessist. Ja kui talle sellega eeskuju näidata, siis ta lõpuks hakkab ka ise nagu seda sama tegema. Ja kasutegurid õpilastele, sellele ma pikalt ei peatu, ma arvan, et nendega te olete üsna hästi vast kursis, on see, et hindamine paratamatult mõjutab hästi palju seda, kuidas me õpime ja millised õpitulemused me kui hästi saavutame. Ja viimase 50-60 aasta jooksul on minu arust täiesti ikkagi ümberpööramatult tõestatud väga paljude erinevate haridusuuringutega seda, et see kujundav hindamine päriselt töötab. Kõige põnevam on see, et just töötavad kõik need väga erinevad meetodid, et siin ei ole sellist kuldset ideaali, mida kõik peaksid jälgima, vaid ükskõik milliseid meetodeid te kasutate, mis teie konteksti kõige paremini sobivad, võib-olla teie kui õpetajale kõige paremini sobivad. Et neil kõigil on kasutegur olemas. Ja tõestatud ei ole siis mitte ainult see, et need ainealased õpitulemused paranevad, vaid hästi oluliseks ka õppekava ju peab hästi oluliseks seda, et kujundav hindamine arendab siis väga tähtsaid üldpädevusi, eriti just neid enesekohaseid õpipädevusi, mida ma juba mainisin, et õpilane õpib ennast analüüsima ja tegema järeldusi ja tegema siis just tulevikuks plaane. Ja ka õpipädevusi selles vaates, et ta valdab erinevaid õppimistehnikaid, ta on teadlik õppija, ta teab, mis talle võib-olla paremini sobib, mis jälle ei tähenda seda, et
tuleb nüüd järgmiste tundide jooksul õpilasele tutvustada mingit 10 erinevat meetodit ja las ta nüüd siis tegutseb, vaid just neid õpipädevusi ka arendatakse läbi selle, et tundides kasutatakse erinevaid meetodeid, erinevad õpetajad kasutavad erinevaid meetodeid, aga et neid meetodeid teadvustatakse senisest võib-olla natukene enam ja lastakse ja analüüsitakse õpilastega koos, et mis oli positiivne, mis oli negatiivne, mis kellele sobis, mis ei sobinud. Üldoskustes siin natuke oleneb sellest, missuguseid lahendusi ja õpimeetodeid te täpselt kasutate, aga potentsiaali arendada õpilaste digitaalset kirjaoskust, suhtlus- ja koostööoskust, kindlasti kriitilist mõtlemist, see on päris suur. Ja üks põhjus veel, miks siis õpilase õpitulemused üldiselt kipuvad tõusma kujundava hindamise, hea rakendamise tõttu on just see, et õpilased tunnevad tänu nende enesekohaste õpipädevuste tõusule ja sellele partnerluse süsteemile, ma ütleks, et nad on rohkem õppeprotsessi kaasatud ja nad õpivad oma õppimise eest rohkem vastutama ka, et ei ole ainult seda, et ma õpin kas lapsevanemale või ma õpin selleks, et õpetaja mind kiidaks või mind ei laidaks. Et nad saavad aru, et see on ikkagi nende jaoks ja nende vastutus. Ja see aitab kõik parandada õpimotivatsiooni ja me teame, mida motiveeritum on õpilane, seda paremaid tulemusi ta ka reeglina saavutab. Nii, aga lähme nüüd praktiliste lahenduste juurde, mis ma arvan on võib-olla kõige huvitavam. Esimesel slaidil ma panin siia selliseid igapäevaseid jooksvaid lahendusi, mida saab kasutada. Neid on kindlasti kordades rohkem, aga valisin välja sellised, mis mulle meeldivad ja mis ma loodan sobivad just Eestisse madalamatesse kooliastmetesse võib-olla natuke rohkem. Kõige levinum, ma usun, on selline kontrollküsimuste küsimine, seda saab teha erinevas vormis, aga oluline on see, et ma just kogun seda informatsiooni hästi jooksvalt, võib-olla iga pisikese teema järel, mis ma olen õpetanud, iga sellise pisikese oskuse järel ja et ma ei küsiks niimoodi, et mulle vastab klassis üks õpilane, olge ausad, reeglina see õpilane, kes mulle alati vastab ja ülejäänud istuvad vait, vaid et ma saaks ikkagi kõikidelt õpilastelt vastuse, on see siis käe tõstmise näol, kirjutavad nad oma vastuse näiteks kuskile lehe peale ja näitavad seda ja mul on kohe põhimõtteliselt minutiga aru saada, et kui suur hulk õpilastest tabas minu mõtet, sai asja selgeks ja kui suur hulk ei saanud ja kas ma pean siis uuesti üle kordama selle teema või mõtte või ei pea. Siis on selline hästi tore meetod, ma ei tea, kui palju seda Eestis kasutatakse, aga kutsutakse valgusfoori meetodiks ja seda on ka erinevates variatsioonides päris palju, aga üks, mis ma hiljuti kirjanduses leidsin, mis mulle väga meeldis, oli selline, et igale õpilasele pannakse laua peale 3 topsi, üks on punane, üks on kollane, üks on roheline. Need ei pea olema topsid, need võivad olla ükskõik mis asjad, eks ole, mis on käepärast. Ja kui õpilane õppeprotsessi jooksul tunneb, et tal on kõik väga hästi, siis tal on see roheline seal nähtava koha peal. Õpetaja ei pea muretsema, õpilane on enesekindel, ta on teemaga kaasas, tunneb, et ta suudab näiteks ülesandeid edukalt lahendada. Kui tal juba tekib mingi väike ebakindlus, tunneb, et millestki ei saanud aru, siis ta saab panna kollase. Nüüd on õpetaja otsustada, et kas ta reageerib, millal ta reageerib. Ja kui õpilane tunneb, et nüüd on ikka päris nässus, nüüd ma ei saa enam mitte midagi aru, mis siin toimub või kuidas see asi käib, siis ta paneb punase. Ja jälle õpetajal on valida, et kas ta aitab individuaalselt kohe igat punases õpilast, kas ta ootab, kuni on mingisugune protsent õpilasi, kas ta näiteks saadab hoopis sellele õpilasele appi mõne teise õpilase, kellel on roheline, et vastavalt vajadusele, kontekstile ja õpetaja eelistustele saab siis seda ülesannet niimoodi timmida. Seda saab kasutada igas tunnis ja pidevalt ja alguses see võib olla jah, on õpilastel natuke võõras kohe näidata, et mul on probleem. Aga ma arvan, et sellega harjutakse kiiresti ära ja jälle ma ei pea mitte midagi tegelikult testima. Mul on jooksev ülevaade, kogu aeg tuleb info sisse selle kohta, mis see seis siis klassis on. Ja nii üldiselt kui individuaalselt. Ja siis selline pisikene, see on nüüd testimisega seotud ülesanne nagu vigade jaht, kus kui me teeme paberil tunnikontrolle, siis ma arvan, et me kõik parandame neid üldiselt nagu väiksed masinad, eks ole, et pluss-miinus, 0,5. Ja kirjutame sinna peale punktid ja hinde. Aga vigade jahi puhul ei tasu panna need plussid ja miinused sinna kohe kirja, vaid tuleb anda ainult kui mitu õiget vastust ja kui mitu vale vastus. Ja õpilase asi on nüüd leida ülesse, kus olid need valed vastused, kus ta eksis. Väga hea kordamisülesanne ja selline kinnistamisülesanne minu arust. Aga see kujundav aspekt tuleb jälle sellest, et ta võtab vastutuse ise nende vigade eest ja peab ise tegema, eks siis nagu seda tööd ja analüüsi.
Nii, aga kui minna natukene selliste suurejoonelisemate lahenduste juurde, siis muidugi üks viis, mis aitab just optimeerida seda ressursikasutust hästi palju, on erinevad digilahendused. Ma ei jõua nendel väga pikalt peatuda. Tegelikult on Distantsid targemaks sarjas tehtud kuskil aasta tagasi minu arust, võib-olla me saame seda hiljem linkida ka, täitsa eraldi tunniajane koolitus nende digilahenduste kohta, sest Harno osales ühes toredas projektis, kus just siis kaardistati selliseid digitööriistasid, mida kujundavas hindamises kasutada. Ja nüüd on eesti keeles see tööriistakast teile kõigile kättesaadav, et seetõttu ma nagu konkreetsetel lahendustel ei peatu, aga ma tahan välja tuua kaks asja. Üks on see, et miks digilahendused on nii kasulikud, on õpianalüütika, mis nad pakuvad. See näide, mis ma siia panin, ei ole kõige parem. See on mul ühest eelmise nädala hindamisalasest koolitusest õpetajatele, aga see ikkagi näitlikustab seda, et ma saan valikvastustega küsimuste puhul sisuliselt nagu sekunditega ette pildi, et mida teatakse ja mida ei teata, mida ma peaksin üle kordama, millele veel tähelepanu pöörama. Ühesõnaga jälle, kuidas edasi minna, kuidas mina kui õpetaja saan edasi minna. Mind ei huvitagi siin, eks ole, konkreetsete õpilaste vastus võib-olla nii palju. See on menti.com'is tehtud, see tõesti ei ole visuaalselt kõige parem, aga täna on Quizzes, Kahoot, teised sellised testikeskkonnad pakuvad seda õpianalüütikat juba päris hästi, päris heade visuaalsete lahendustega, et tõesti loetud sekunditega saate te pildi ette sellest, mis seis on. Ja mina üleüldse kasutasin hästi palju e-teste, mul olid kõik tunnikontrollid, peaaegu kõik tunnikontrollid olid e-testideks ja mul oli neid lõpuks seal nende kursuste peale ikkagi nagu kümnetes. Ja reeglina me tegime neid tunni alguses, sellised 5-10 minutit, hea oli korrata, hea oli jälle vaadata, et mis olukord on, mis oli meeles, mis ei olnud meeles. Aga ühel hetkel ma otsustasin ümber, leidsin, et see natukene röövib tunni aega, neid ei tasu ka liiga tihti tegelikult tundides üldse teha. Ja hakkasin neid samu olemasolevaid teste kasutama koduste tööde diferentseerimiseks. Ja see ongi see näide, et kuidas ma tegelikult saan automatiseerida sellise diferentseerimise töö, et ma toetan neid õpilasi, kellel läheb natuke kauem aega mingite baasteadmiste omandamisega, aga samas toetan täpselt samal ajal ka neid õpilasi, kes haaravad nii-öelda lennult, on väga suurte eeldustega ja kellel on vaja mingit sellist lisa pakkuda. Ja minu süsteem oli selline, et õpilane läks koju, lahendas selle testi ära, seal oli tavaliselt 8-10 valikvastusega küsimust, sai automaatselt protsendi kätte, see võttis tal paar minutit, eks ole, ja siis ta sai koduse töö vastavalt sellele protsendile. Kui ta tegi üsna kehvasti, ta ei olnud tunnis suutnud kas piisavalt tähele panna või aru saada asjadest, siis ma andsin talle sellised, ütleme baasteksti, kus ta sai need võtmefaktid ja selle narratiivi ajalootunnis just siis üle käia. Kui ta sai keskmise tulemuse, siis ta sai natukene kordavat materjali, aga natukene juba sellist midagi lisaks. Ja kui ta siis näitas, et ta tunnis oli väga hästi haaranud, kõik on hästi nagu korras, et baasteadmised vajalikud on omandatud, siis ma andsin talle mingit sellist materjali või mingi sellise teema kohta lugeda või uurida või vaadata, mida ma nagunii tunnis ei oleks kunagi jõudnud teha, sest me kõik teame, kui täis on ajalookursused gümnaasiumis. Et siin Mandžuuria kriisi kohta tunnis ma ei jõua kunagi rääkida rohkem kui võib-olla 5 lauset ühe slaidi jagu, aga kodus ta saab siis pikemalt uurida. Ja ma üritasin alati õpilasele anda ka valikut, et siin ma andsin 3 videot, aga vaatama pidi neist ainult 2 vastavalt enda suuremale huvile. Nii. Ja selle kohta just see ajakulu alguses oli tõesti suurem, sellepärast et ühe koduse töö asemel ma pean justkui 3 tükki, eks ole, tekitama. Aga samas seda süsteemi ma saan rakendada aastaid ja see muutub nii automatiseerituks, et ma hiljem ei pea nagu selle pärast muretsema ja sellega midagi tegema, lihtsalt jooksvalt võib-olla mingid materjale välja vahetama. Nii. Veel näiteid enda kogemusest. Hästi toetatakse kujundava hindamise rakendamisel sellist mõtet, et õpilased võiksid üksteist hinnata. Sellel on väga palju eeliseid, aga see ei tähenda seda, et kui ma nüüd teen tunnikontrolli, siis ma lihtsalt ütlen neile, et vahetage omavahel tööd ära, laulan neile vastused ette ja nemad siis teevad ise need plussid-miinused sinna ja panevad kaasa selle hinde, et sellest ei ole mingit kasu. Pigem mõeldakse seda peer assessment ehk kaaslaste hindamise süsteemi ikkagi selliste suuremate
avatud ülesannete puhul, nagu on näiteks arutlused. Mina kasutasin arutluste puhul neid hästi palju. See aitas mul ka aega kokku hoida, sest muidugi ma lugesin ka ise neid arutlusi, aga sellise esimese mustandi tagasisidestamise tegid õpilased minu eest ära. Ja see on hästi oluline just sellest vaatest, et vana hea Eesti vanasõna, teise silmis pindu näed, enda silmis palki ei näe, eks ole, et ma õpin kriitiliselt otsima neid vigu teise tekstis kõigepealt ja see aitab mul siis ka enda vigu hiljem paremini läbi näha. Aga siin on hästi-hästi oluline, et kui ma tahan lasta õpilastel üksteise töid hinnata, siis mul peab olema väga hea hindamismudel ja hindamiskriteeriumid neile ette anda. Ma tõin siia ühe näite ühest videoprojektide ülesandest, mida me õpilastega tegime iga aasta 11. klassis. Ja siin on need hindamiskriteeriumid koos punkti arvuga, et mida siis tuli iga video puhul hinnata. Nad tegid gruppides need videod ja siis hiljem hindasid üksteist. Ja selle videoprojektiga ma tegin veel kusjuures niimoodi, et need videod olid mõeldud põhikoolis tavaliselt 6.–7. klassile ja see gümnaasiumi videosid siis hindasid tegelikult ka need põhikooli õpilased, kes need üle vaatasid, et ka nemad saaksid selle kogemuse. Sest see mõte, et õpilane kui õpetaja on kujundava hindamise üks selliseid keskseid ideid, et me peame õpetama nad mõtlema nii, nagu meie mõtleme. Ja üks võimalus muidugi on, eks ole, see üldse, et nad õpetavad kaaslasi, kuigi ma arvan, et siin ei tasu nagu liiga üle pingutada. Kindlasti seda võimalust tasub neile anda, aga võib-olla mitte nagu liiga igas tunnis. Aga teine hästi hea võimalus on see ise küsimuste esitamise julgustamine. Seda saab teha koduste töödena vahel, et esita mingi teema kohta küsimust, seda saab teha tunnis, aga saab teha ka sellise suurema ülesandena. Näiteks mina esimese maailmasõja teema juures ei andnud õpilastele sellist traditsioonilist kontrolltööd, mida mina olen kokku pannud ja nüüd palun siin on paberi vastake, vaid õpilased ise pidid koostama selle teema kohta kontrolltöö. Siin on lihtsalt toodud need nõuded, mis ma esitasin sellele kontrolltööle, mida nad pidid siis aluseks võtma ja mille alusel ka hiljem nende töid hinnati. Ja samamoodi oli hindamismudel ja see ülesanne koosnes tegelikult 3 osast, et kui õpilane oli oma kontrolltöö kokku pannud, nad üldiselt tegid seda kõik veebis, siis nad pidid ühe kaaslase töö ära lahendama ja siis nad pidid selle kaaslase tööd, kes nende oma lahendas, hindama ja mitte lihtsalt panema siis mingit protsente või hinnet sinna, vaid minu juhiste abil analüüsima ka, et miks õpilane sellise hinde sai, andma talle siis seda edasiviivat tagasisidet. Selline lühike 4-5 lauset ja ega tavaliselt rohkem ei olegi tarvis. Nii et jälle mitu kujundava hindamise olulist aspekti, eks ole, et ma õpin ise küsimusi esitama, aga ma õpin vaatama ka siis selliseid mustreid selles õppimise tulemis ja mitte siis just sellest küljest, et ma hakin neid faktivigu ajalootunnis, mida kaasõpilane teeb, vaid üritan aru saada just, et miks ta neid teeb, et ma õpiksin enda puhul aru saama, miks mina kuskil eksisin. Et võib-olla mul lihtsalt ei olnud meeles, aga võib-olla näiteks need õpimeetodid, mida ma kasutasin, ei olnud teab mis head, et mulle ei sobi näiteks selline, et ma lihtsalt loen õpiku läbi ja loodan, et kõik jääb meelde. Ma peaksin midagi muutma. Nii, ja jõuamegi selle viimase ja ka hästi toetatud mõtte juurde, et kujundavas hindamise üks selliseid meetodeid on õpilaste enese hindamise kasutamine. Seda jälle saab teha jooksvalt. Ma panin siia valiku selliseid toredaid kontrollküsimusi, mida saab õpilastelt küsida kas igas tunnis või koduse tööna või mingi regulaarsusega. Ja kui me jälle vaatame, et kuidas öeldakse, et lapsevanemaid õpetatakse, et sa ei tohiks küsida, et mis hinde sa koolis said või kuidas sul läks, vaid mida sa täna õppisid, et sama kehtib ju tunnis. Ja just, et nad saaksid aru, et kuidas nad saavad hinnata seda, mis nad õppisid ja just kuidas nad saavad edasi minna, et mis ei segaseks, mida ma siis nüüd peale hakkan. Mina seda igas tunnis ei teinud, küll aga ma üritasin teatud regulaarsusega õpilastele anda selliseid eneseanalüüsi töölehti, eriti just aasta alguses, et sihte seada, et neid motiveerida ja näidata neile seda, et ajalootund ei ole ainult mingite faktide ja narratiivide õppimise tund, vaid nende ülesannete käigus, mis me teeme, arenevad erinevad oskused. Nad said seal kirja panna, missuguseid oskusi nad täpselt tahavad kõige rohkem arendada, kus nad ennast ebakindlalt tunnevad
ja siis said anda hinnanguid siis tervele rodule erinevatele oskustele ja teadmistele, mis ma sinna panin, alates esinemisoskusest, julgusest, sellistest asjadest. Ja mina sain jälle sisendit, et mis on õpilaste huvi ja sain õppeprotsessi vastavalt sellele siis natukene mudida. Et tõesti, kui mulle pooled õpilased ütlevad, et nad tahaksid esinemisjulgust suurendada, siis ma saan näiteks ülitada programmi võib-olla sellist esitluste tegemist või neid samu videoprojekte rohkem. Et põhimõte on tõesti see, et ma võtan ka arvesse, eks ole, seda, mida need õpilased mulle siis ütlevad, mis see tagasiside sealt tuleb, et see me oleme natuke harjunud, et 1. septembriks mul peab olema õppeplaan paigas ja kõik väga täpselt lahti kirjutatud, mida ja kuidas ja millal ma õpetan, aga kujundav hindamine tegelikult peaks just aitama mul kogu aeg neid rööpaid nagu natukene timmida ja seada, et ma ei kihuta 1004 siht silme ees nagu ühtemoodi lõpuni, nii nagu ma olen alguses otsustanud, vaid ma ikkagi võtan arvesse pidevalt seda, mida minu õpilased vajavad, kuidas neil paremini läheks. Nii, ja viimane osa. Räägime siis sellest, kuidas anda paremat tagasisidet, sest see on ka ikkagi väga-väga oluline, eks ole, nagu õppekavaga näitab. Et mida siis, ütleme, viimase aja uuringud näitavad, mis töötab paremini, mis võib-olla nii hästi ei tööta. Ma leidsin hiljuti ühest uuringust sellise hästi toreda metafoori või võrdluse, et kui me hakkame õpilasele tagasisidet andma, siis tasub endalt küsida, kas ma tahan, et see tagasiside oleks rohkem nagu lahang, kus ma siis selle vaese õpilase laiba tükkideks võtan ja absoluutselt iga pisikese vea kallal, eks ole, nagu siis kaagutan. Või võiks ta pigem olla nagu arstlik ülevaatus, kujutame endale ette, me oleme kõik käinud töötervishoiuarstil, mis tihti nendib tõesti, et jah, lihaspinged on kaelas ja õlavöötmes, aga siis näitab mingisuguseid harjutusi ja annab soovitusi, et kuidas seda probleemi kontrolli all hoida või sellest sootuks üle saada. Et sama seisukoht, tegelikult sama lähenemine tasuks võtta, kui ma hakkan õpilasele andma tagasisidet. Et ei ole mõtet nokkida iga pisikese vea kallal, eriti ajalootundides, vaid üritada siis leida mingisuguseid mustreid. Saadagi aru, et miks õpilane neid vigu teeb. Võib-olla jälle, nagu ma juba ütlesin, et tihti minu kogemuses just need õpimeetodid, mis nad kasutasid, ei olnud efektiivsed. Aga õpilast alati huvitab, et kuidas midagi efektiivsemat teha niimoodi, et sellel peakski siis olema see tähelepanu kõige rohkem, see rõhuasetus, kui ma tagasisidet annan. Ma ise tegin hästi suure vea oma õpetajakarjääri alguses sellega, et ma olin väga tagasiside andmise usku ja ma suutsin seda produtseerida ausalt kilomeetrite viisi õpilastele. Mul ei olnud lõpuks ühtegi nädalavahetust, ühtegi õhtut, kus ma istunud arvuti taga ja ei kirjutanud stuudiumisse või e-kooli mingisuguseid pikkasid iraade, mida nad peavad tegema näiteks oma ajajoone juures teistmoodi või mis vead neid arutluses sees olid. Täna ma saan aru, vaadates nende uuringute tulemusi ja nagu ka lihtsalt oma kogemuse pealt, et see oli täiesti kasutu. Õpilane, ka täiskasvanud inimene ei ole võimeline vastu võtma väga suurt hulka kriitikat korraga ja eriti, kui seal on tõesti nagu võib-olla mitukümmend aspekti esindatud, mida ta siis peaks nüüd muutma. Kui ma täna neid samu asju tagasisidestaks õpilastele, siis ma valiksin 1-2, maksimaalselt 3 kõige olulisemat asja. Näiteks arutluste puhul on ju niimoodi, et kui õpilane ei tea, kuidas argument kokku käib või kui ta ei tea, kuidas arutlust struktureerida, siis see, et ta teeb seal mingisuguseid faktivigu, on teisejärguline. Ma pean nagu selle kõige olulisema vea sealt üles leidma ja alustama selle temale teadvustamisest ja selle vea parandamisest. Ja siis edaspidi ma saan minna aina nagu detailsemaks ja aina väiksemate vigade kallal siis hakata tööd tegema. Nii et mina soovitan küll mitte kõiki vigu alati talle siis ette sööta, vaid validagi sellised kõige suuremad 1-2 probleemi, mis siis õpilasel on ja keskenduda neile ja hakata siis järjest parandama. Nüüd, kui ma annan tagasisidet ja kuidas veenda õpilast, et ta päriselt midagi teeks, ehk see tagasiside funktsioon tuleks ka kujundav, et ta suudaks midagi ette võtta, mitte lihtsalt ei loeks seda läbi ja ei viskaks seda siis tagantselga prügikasti üle õla. Siin on päris palju soovitusi on antud. Kõige paremini töötab ikkagi see, et kõigepealt tuleb anda tagasisidet ehk seletada talle lahti, kus probleem on.
ja siis anda edasisidet. Et meil võib tekkida kiusatus ainult anda seda edasisidet, et aega kokku hoida võib-olla, aga siin õpilasel tekib selline kaitserefleks. Me keegi ise ju ka tegelikult ei taha, et meile öeldakse, et sa pead tegema nii. Aga kui sa kõigepealt avad talle, et näe, praegu on selline probleem, aga kui sa teed nii, teisiti või kolmandat moodi või vähemalt proovid neid, siis on võimalik see probleem lahendada. Ja siin ka see mahu küsimus, eks ole, mängib seda rolli, et õpilane peab ikkagi tundma, et need probleemid, mis te välja toote, on reaalselt lahendatavad. Et kui te talle, nii nagu mina tegin, mingi 20 asja korraga nagu õlgadele panete, siis ta lihtsalt tunneb, et ta upub ja ta ei hakka mitte ühtegi neist lahendama. Nii, aga kui vaadata nüüd, kuidas seda sõnastada või mida veel teha, siis on paar sellist huvitavat asja tulnud uuringutest välja. Esiteks on leitud, et kui te tahate anda sellist kirjeldavat tagasisidet, siis see töötab kõige paremini ikkagi niimoodi, et ärge punkte kõrvale pange. Iga kord see ei ole võimalik. Näiteks need harjutused, mis ma teile näitasin, see esimene maailmasõda ja videoprojektid ja seal ikkagi need olid mu summatiivsed ülesanded kokkuvõttes, seal nad said punktid ja hinde ka. Aga üldiselt, kui te selliseid väga jooksvaid asju teete, näiteks mingi tunnikontrollide najal mingeid järeldusi, siis parem on, kui õpilane ei saa punkti või hinnet puhtalt sellepärast, et tema tähelepanu läheb sellelt kirjelduselt siis minema. See on paratamatu. Ja te olete teinud mõnes mõttes tühja tööd, sest ta ei võta seda kirjeldust enam arvesse. Huvitaval kombel on täpselt sama leitud sellise versiooni kohta, kus antakse ette õiged vastused ja siis see kokkuvõttev kirjeldus. Siin samamoodi ta vaatab, et okei, eksisin siin ja siin ja enam kirjeldusele ei pööra piisavalt tähelepanu. Muidugi kõige paremini töötab suuline tagasiside konkurentsitult. Siin on päris mitu põhjust. Üks on muidugi see, et see on dialoog. Õpilane saab, eks ole, vastu öelda, arutada. Siin oli ka sõnastuse kohta päris palju küsimusi näiteks, ja kuidas ma peaks seda sõnastama, et õpilased ei saa aru, mis ma tahan talle öelda. Ja tihti ka lapsevanemad ei saa aru, mis ma tahan talle öelda. Aga kui me õpilasega räägime, siis me kuidagi suudame nagu palju lihtsamini, palju lihtsamas keeles selle teadmise temani viia. Ja teine on hästi huvitav hüpotees. Võib-olla kõik ei ole sellega tingimata nõus, aga teaduses on siis üles kerkinud. On nimelt selline, et kui me anname suulist tagasisidet, siis me ei jää kinni sellistesse vormelitesse või tagasiside andmise valemitesse, nagu me kirjaliku puhul kipume tegema. No kui mina käisin ülikoolis esimest korda õpetama pidin, siis meid õpetati andma tagasisidet nõndanimetatud hamburgeri vormis, et kõigepealt midagi head, siis kriitika ja lõpetada tuli ka millegi heaga. Aga tegelikult on tänaseks näidatud, et see ei pruugi olla hea mõte. Esiteks osade õpilaste puhul see, et ma alustan heaga, võib tekitada sellise võltsturvatunde. Ta juba leiab, et kõik on hästi ja ta enam sellesse kriitikasse nii palju ei süvene. Aga teiseks, mis on minu arust veel tõenäolisem, on see, et õpilased väga kiiresti hammustavad läbi selle süsteemi ja nad ei usu enam, et see kiituse osa ka päriselt siiras on. Ja siis tekib jälle selline kaitserefleks. Et seetõttu öeldakse, et igasugune tagasiside peaks olema võimalikult selline konstruktiivne, ülesande keskne. Et ühesõnaga eesmärk on see, et me ei jääks kinni sellesse enesehinnangusse, et ei tekiks võimalust hakata mõtlema, et kas ma olen nüüd tubli või rumal õpilane ja sellist ego ei tuleks nagu mängu. Et kui ma väga konkreetselt toon välja probleemi ja siis ütlen, kuidas seda lahendada, siis ei jõua võib-olla neid mõtteid tekkida, et issa ma tegin nüüd kõik halvasti ja ma olen lootusetu. Või vastupidi, et kõik on hästi, aga kriitikat enam kuulda ei võeta. Ja on leitud tõepoolest, et kõige efektiivsemad õpetajad kiidavad keskmisest vähem. See ei tähenda, et nad üldse ei kiida, aga nad ei kiida liiga palju just selle enesehinnangu küsimuse pärast. Mis muidugi ei tähenda seda, eks ole, et see tagasiside ei peaks olema toetavalt ja tundlikult sõnastatud igal juhul, et liiga otse ei tasu ka nagu peale lennata. Ja nagu minu kogemus näitas, et pigem ikkagi kvaliteetne tagasiside üle selle kvantiteedi ehk mõistlikus koguses, arvestades, et õpilane ei suuda tegelikult väga palju korraga vastu võtta ja ta võib sinna alla mattuda.
Ja viimasena ma tahaksin välja tuua, et mida teadlikumad on õpilased ootustest ehk eesmärkidest, mis on need õpitulemused, mis nad peavad saavutama, on see siis hindamismudelis kirjas või mingisugused üldised, seda suurema tõenäosusega nad neid ka saavutavad. Ja kui teie õpilased on nendest teadlikud, need on mitu korda kuskil välja toodud, siis võib-olla ei pea ka oma tagasisides iga kord näiteks nagu eraldi lahti kirjutama, et see on ka viis, kuidas natukene siis aega kokku hoida, et on lihtsam ja kiirem neile viidata. Nii, ja kokkuvõtteks, kui ma surfasin oma vanades materjalides, siis ma komistasin ühe sellise meemiraamatu otsa, mis ma olin enda ühele lennule lõpukinnituseks paar aastat tagasi teinud. Ja seal oli selline meem. Ma ise olin teinud, üks minu tore õpilane Ott, kes on täna ise ka õpetaja ameti poole teel, küsis mult tihti peale kontrolltööd või tunnikontrolli, et miks ma 3 sain. No, vahel sai 4. Ja kujundav hindamine, minu arust kogu see mõte on see, et enam ma ei kehitaks õlgu ja ei ütleks, et no sellepärast, et sa said 3 jagu punkte kokku, ma ei tea, 70 või mis iganes, eks. Vaid mõte, see iva on selles, et ma oskan tegelikult talle täna öelda, miks ta selle 3 sai, mis ta siis nagu valesti tegi ja mis ta peaks tegema tulevikus paremini. Ja kuidas mina saaks teda aidata tulevikus paremini, et ta järgmine kord saaks 4 või lausa 5. Nii, aga minu poolt kõik. Kui ma ütlesin, on ääretult hea meel, et huvi selle teema vastu oli nii suur ja küsimusi laekus nii palju. Ma loodan, et enamus teist sai oma küsimustele vähemalt mingisugused vastused. Ja kui see huvi kestab, siis ma usun, et sellesse sarja sellel teemal saab teha veel toredaid õpiampse juurde. Aitäh!